see on aed tõesti, mis on sajandeid vana ja mis võeti selle konkreetse perekonna poolt üle kuskil 1900 alguses. Ja kuna see oli selline klassikaline aed, kus oli hästi palju püsiku, peenraid ja oli roosiaed ja oli kõik selline suure hooldusega, siis nemad otsustasid, et see on nende jaoks liiga palju, liiga hooldusintensiivne ja nad kaotavad teatud osa nii-öelda aedadest või nendest taimedest üleüldse ära. Ja mida aasta edasi, seda rohkem on see looduslikumaks läinud. See on selline mõnus aed, milles on võrratud vaated muidugi ja nad on suurepäraselt nad ka ära kasutanud. Lisaks sellele on lastud looduslikuks see aed selles mõttes, et suured alad, mida ei pügata, lastakse siis sellel murul kõrgeks kasvada, on selline aasa looduslik taimestus ja natuke varjulisematel aladel on siis selline mõnus poolmetsa varjutaimestus, mis on nagu täitsa juhuslikult oleks sinna tekkinud, kuigi seda on tegelikult kaasa aidatud ja sinna siis sellised sobilikud taimed valitud, mis siis ise hea meelega sellises tingimuses kasvavad. See aed on tuntud oma lumikellukeste poolest. Peale lumikellukesi tulevad Hispaania hebahüatsindid, mis katavad pinda massina ja hiljem tuleb karulauk, mis on selline mõnus, hea pinnakatja, kui ta saab kasvama. Ja mis on seal nüüd aias huvitav, on see, et tegemist on hiiglasliku alaga tegelikult. Maja lähedane ala on siis ära jagatud ikkagi aiaruumideks, mida piiravad hekid. Need hekid on kas pügatud või pügamata hekid, aga nad tekitavad väikesed ruumid, kuhu sa lähed sisse ja kus tekib mingisugune väike üllatusmoment. Sealne taimestus samamoodi võib olla täiesti looduslik, anda võib-olla mingit värviaktsenti. Ja ütleme, need kaugemad ruumid võib ka väga mõnusalt ära lahendada täiesti ühe taimega, kas või rabarberi sugulasega. Sa tekitad väikese aiaruumi ja sa paned teda massina sinna äärde ja sa lähed, satud sinna aeda ja see üllatusmoment, sa oled kõrge heki keskel, sul on see kõrge rabarber oma täisõites seal. Ainuüksi see tekitab selle mõnusa üllatusmomendi ja kogu see aiaruum kannabki oma eesmärgi sellega välja. Lisaks hekkidele on väga tähtis, et oleksid puud. Et puud annavad selle kolmanda pea kohal oleva mõõtme ja seal konkreetses aias oli panustatud erinevatele ilukirsipuudele ja muidugi oli seal ka selline kaunis vana õunapuaed, mis oli täisõites ja veel üks huvitav viis aiaruume nii-öelda tekitada või jagada oli selles aias vana Pärna spaleer. Kunagi siis nii-öelda pügatud ja suunatud Pärna puud selliseks horisontaali kasvama ja mõnuseks üheks reaks ning korralikult pügatud siis igal aastal. Rääkides nendest aktsent-taimedest, siis mingisugused iludused on siia siiski jäetud. Üks on tuntud visteeria, mida sina oled ka Eestis kasvatanud. Jaa, visteeria ehk siis sinivihm uue nimega. Ta on selline väljakutse ja ma arvan, et ta on väljakutse inimestele, kes tõeliselt tahavad taimedega tegeleda ja vaadata, kas nad saavad hakkama või mitte. Visteeria tahab kindlasti sellist võimalikult sooja aiannurka, tahab saada palju päikest ja talveks katmist ikkagi. Ja siis, kes on tõesti kannatlikud ja on head tingimused talle andnud, näevad ka õied ikkagi ära. Tavaline visteeria hakkab õitsema 6. aastast edasi, mitte varem, sest tavalisega tuleb olla kannatlik. On teatud uued sordid, mis alustavad õitsemist varem, aga kuna ta õitseb ikkagi vanal võrsel, siis see võrse peab talvest alles jääma. Tiigiäärse taimestuse sees püüdis pilku Eestis juunis õitsev juunikelluke. Juunikelluke meenutab märtsikellukest. Ta on tunduvalt suurem ja ilus suur puhmas, aga õis on samalaadne. Millised on sinu soovitused Eesti maakodu omanikele, kus heinaga on palju tegemist? Kuidas sa soovitad planeerida heina ja murualad? Tegelikult, kui tahta lilleaasa rajada, siis see on suhteliselt intensiivne tegemine. Et see pinnas peab saama eelnevalt kooritud ja see, kuhu sisse see nii-öelda lillemuru siis külvatakse, peaks olema võimalikult viletsa mullaga. Kas siis liivane või vähe viljakas, et ei hakkaks kasvama seal umbrohi. Teine võimalus on tõesti lasta siis nii-öelda muru kasvada selleks heinamaaks,
aga mina soovitaksin esimestel aastatel võib-olla teha nii, nagu teevad inglased. Aastaid nii-öelda pügatud muru seest on ikkagi see umbrohi juba välja pügatud, et see enam ei kasva seal. Ja siis, kui ütleme 2 aastat teda pügada, lasta ta suureks kasvada, siis saab temast asja ja saab ka sellise loodusliku heinamaa. Sibullilli võib tippida siia-sinna, loomulikult nartsisse ja varasemaid sibulaid, nad annavad selle efekti. See tähendabki seda, et sa lased neil ära õitseda ja nii-öelda looduslikult siis ära kuivada ja pärast seda saad oma esimese pügamise teha. Et nad peavad saama oma tavalise tsükli ära teha, enne kui nad sealt välja siis niidetakse. Ja roosid, ikkagi Inglise roosid ja nende käsitlus. Andrus Vaariku juurde rajame ka väikese roosiistanduse sinu näpunäidete järgi ja sinu maale toodud roosidest. Kes need siis täpselt on ja millist ilu on oodata? See on suhteliselt julge otsus valida erinevaid üksikuid roose ja panna neid kokku. Sest tavaliselt ma soovitan võtta ikkagi 3 ühesugust ja panna, et nad saaks sellise massefekti ja see roos hakkaks välja paistma. Siin ma valisin välja nüüd 2 roniroosi, mis on täiesti erineva õiega. Üks on pooltäidisõiega, Pajatso, mis on roosa ja kollasega ja valisin teise Florentina, täidisõieline, punane ja panen need kokku kasvama. Ja sinna alla siis 3, mis on nüüd inglaste suur põõsasroos, on täiesti lihtõieline, mis on Morning Mist ja selline oranži suhteliselt suure ühekordse õiega. Ja sinna juurde veel lisaks 2 inglise võimsat põõsast, mis on Jubilee Celebrationid. Nad on hiiglaslikult suured, lõhnavad. Ta alustab kergelt oranžika roosatonaalsusega ja vananedes võtab sellised kerged lillad toonid endale juurde. Samamoodi ta seob kogu selle asja jälle tervikuks, kordab neid värve, mida on juba kasutatud. Millise hooldusega peaks Andrus Vaarik arvestama nüüd esimesel aastal ja millisega edaspidi? Roos tahab saada head mulda, tahab saada korralikku väetamist kevadel. Natukene lõikamist siin ja seal kuni poole augustini, sügise lõpus roosid üles mullata ja ka rohkem ei olegi suurt midagi teha.